Tere hommikust, 3. päeva hommik, 3. august, kell on 20:09. 9:30 läheb praam ja märksime üles, laager on koos, kõik prügi viisime ära, kõik jäime siia ilusagi järgi. Ja nüüd ei olegi muud, kui paneme siit sabast ümber nuka ja siit RMK platsi pealt Triigi sadamasse, vaatame äkki sealt saab mingi kohvi või midagi süüa ja siis juba praamiga Hiiumaale. Aga kuna see kaart nüüd lõpeb ära, siis me peame vaatama, kas me saame Hiiumaalt endale uue kaardi, aga see äge kaart, mis mul õnnestus osta Saaremaa praami pealt, näitab meile Hiiumaa kohta seda, et me maabume siia kuskile alla, siis lähme Emmastesse, vaatame äkki saab hommikus süüa ja kütame siit Kõpu poolsaare otsa, seal on mingi tuletorn, äge koht. Siis läheme siit ülevalt tir Kärdlasse, käime pealinnas ära, tuleme siit otsa alla, proovime käia siin Kassari saare peal ja siis ongi meil Eltermaa ja siia kuskile jääme ööbima. Ja hommikul siis neljapäeva hommikul siit Sipsti Haapsallu ja Tallinnasse tagasi. Mis sest kõigest välja tuleb, praegu veel ei tea, aga kohe hakkab tänase päeva jooksul selguma. Üks parimaid asju matkamise juures on see, et sa kohtad oma teel igasuguseid erinevaid inimesi ja õpid neid tundma, räägid nendega juttu, nii nagu meil praegu siin sadamas jooksime kokku Šveitsi härrasmehega, kes suure bussiga sõidab praegu Hiiumaa poole ja on ka homse päeva või õigemini tänase päeva Hiiumaal ja siis sõidab ära mandrile Tallinnasse ja edasi sinna Lahemaa rahvusparki. Et igal ühel neist on oma mingisugune mõnus lugu jutustada, et kui te kuskil matkate ja näete teisi matkajaid, siis kõik matkajad tahavad hirmsasti oma lugu rääkida, et käige ja küsige. Väga mõnus ja tore ettevõtmine. Hommik hakkab käima minema, oleme saanud praami peale. Vestlesime siin härradega Šveitsist ja järgmine aasta on neil üldse äge plaan, et nad lähevad Soome, Nordkapi ja Norrasse ja Rootsi ja on selleks varunud 3 kuud aega ja rahulik sõita, et augustist oktoobrini. Ja meie reis jätkub siin nüüd väikse praamisõiduga, pole tegelikult õrna aimu, kaua ta siit Hiiumaale sõidab, aga arvatavasti tükk aega. Saime ilusti peale ja mingit jama pole. Mis nüüd? Nüüd ei teagi. Me vist peaksime tegelikult, siin on selline lahe süsteem, et piletit eest tuleb laevas maksta, aga kuna mina planeerisin nii geniaalselt, et 5 reiset ühe mootorratta, siis me peame 4 mootorratast juurde maksma, aga öeldi, et maksate laevas ja hetkel pole õrna aimu, kellele seda raha tuleb maksta, nii et me ootame, kuni kollase vestiga mees tuleb meie juurde ja ütleb, et me peaksime nüüd maksma. Me oleme jõudnud Sõru sadamasse ja meil selgus selline positiivne uudis, et rollerid lähevad praami peal jalgratta hinna sisse kategooriasse. Nii et kui mina broneerisin omale netidel mootorratta, siis praami peal saime osta 4 jalgratta kohta juurde. Nii et see on rolleri tripijatele hea vihje. Oleme oma kuulsusrikkal teel jõudnud Emmastesse, mis on siis see alumine asula siin ja käisime otsimas turismipunkti, aga turismipunkti ei olnud. Siis ma sain kohalikust vallavalitsusest ühe kaardi ja teiselt pool teed sellest on kohe üks Kati söögituba, mis on tegelikult väga hea ja maitsva söögi koht. Tore perenaine oli, andis nõu kuhu käia ja põhimõtteliselt ongi nüüd nii, et tangime siin igaks juhuks ära ja kütame kohe siia Kõpu poole teele, et siin on mingid vanad sõjaväeosad maha jäetud, mida on ka väga huvitav vaadata ja ühesõnaga see ots pidi kõik jube kiht olema, et siin on mingi surfiparadiis ja erinevad mingid vaateplatvormid, aga nendele, kes tahavad teada, kus kohas Hiiumaal tanklad on, siis ongi siin Emmastes, siis on kindlasti Kärdlas ja siis on Käinas. Kui muud ei ole teada. Mul on autos. Nii, nüüd me oleme Kõpu tulekõrni umbes poole peal. Väga järsk tõus on. Edasi läheb juba siuke tavaline koht, näevad mingid tuvid kudrutavad rakutame. Edasi läheb juba natuke lihtsam, aga see esimene tõus oli küll päris jõhke. Ühesõnaga me oleme väga tõesti kuskil siin. Et selle me juba tegime ära. Ja nüüd on vaja veel siia üles minna.
Ühesõnaga, nüüd oleme siis siin üleval, nii kui saab. Seal otsas on üks surfiparadiis. Et lähme vallutame selle tipu ära ja kuskil siin on mingisugused vanad mahajäetud sõjaväeosad, kus saab ka ringi ronida. Aga tasub tulla. Tasub tulla, sellepärast, et kui sa ikkagi ütled, et sa oled Kõpu tuletõrnis ära käinud, siis see on suur asi jälle. Ühesõnaga enne tuiskasime suure hooga kohe sinna Kõpu tuletõrni ja unustasin kaardi pealt näitamata, kus me oleme. Me siit Emmastest sõitma hakkasime, siis seda äärt mööda sõitsime sipsti siia Kõpu tuletorni. Kõpu tuletorni pääseb sellise 2 eurose piletiga, mida küll mitte keegi tegelikult ei kontrollinud, aga lihtsalt viisakas on osta see. Teised inimesed ikkagi teevad tööd ja tahavad selle eest ka mingisugust pappi saada, et mott otsa ei saaks. Aga ega siin muud ei olegi, nii palju sain selgeks, et 1513 tehti see siia ja sellest ajast alates on ta siin blinkinud ja põlend, nii et hästi töötab, tulge vaatama. Nüüd me siis sõitsime siit sellest Kõpu tuletorni juurest Ristnasse ja siin Ristnas on selline punane tuletorn ja tegelikult on niisugune lugu, et ega ma nendest tuletornidest polegi eriti kunagi aru saanud, aga viimases selles Kõu reisiajakirjas on juba pikalt juttu olnud nendest, nii et arvatavasti see läheb kuidagi inimestele väga korda ja inimesed reisivadki mööda Eestimaad ja käivad spetsiaalselt just tuletorne vaatamas ja seavad oma marsruudid ka selle kaudu. See on nüüd järjekordne vaatamisväärsus, siis me kohe tulime rolleritega, sõitsime mingisuguse ehitise katusele põhimõtteliselt. Siin on selline väike rada, mida mööda saab üles ja alla sõita. Ja siit on hea vaade siis ümberringi asjadele, mida siin näha saab, igasugused erinevad käigud ja siin tegelikult peaks sees ka mingisugused erinevad korrused oma asjade ja käikudega olema, et sellistele inimestele, kellele selline sõjaväevärk hirmsasti meeldib ja mingid vanad käigud ja neile meeldib kuskil urgitseda ringi, siis ma arvan, et see on neile ka selline tõsine paradiis. Siin kõrval on surfarite paradiis, et siis miks mitte siin ka käia neid katakombe ja erinevaid asju mööda luusimas. Ja ega meil tegelikult rohkem ei olegi. Paneme siit nüüd sinna Tahkna poole teele ja vaatama seda järgmist majakat ja ma ei tea, Tahkuna. Liigume Tahkuna poole, seal on ka väga häid maha jäetud neid kaitseräätisi. Ja seal saab isegi aimu, seal on sildika üleval, et missugused suurtükid seal on aset leidnud ja olnud ja millega kaitsti. Nüüd me oleme võtnud ära järgmise tipu, ehk siis jõudnud ikkagi siia Tahkunasse ja meie ees ongi seesama tuletorn siis, mis siin pildilgi joonistatud. Ja nüüd lähme vaatame, mis see endast kujutab. See tee tegelikult me tulime mööda seda asfalti, siit seda kruusalõiku ei hakanud võtma, mis ta siin ikka tolmutame, oli tegelikult väga mõnus. Ja see lõpp oli veel eriti äge, läks käänuliseks ja siia tee äärde jäi ka hunnik igasuguseid selliseid kaitserajatisi, et siin ka need, kes tahavad maa all käia mingites käikudes ja ronida mööda mingisuguseid vanu ehitisi, siis siin ääres on need asjad ka kõik olemas. Me oleme otsaga jõudnud siia Hiiumaa mere äärde. Muidugi Hiiumaal on merd palju, aga miks on see osa just oluline on sellepärast, et kui 1994. aastal oli Estonia laeva katastroof, siis siia Hiiumaa sadamatesse jõudis välja, randadesse jõudis välja Estonia päästevarv. Ja sellepärast siin Tahkuna tuletorni lähistele on ka pandud püsti inimestele, kes hukkusid toona seal selline mälestusmärk. Kuigi me proovisime ära vingerdada sellest tõusust, selle majaka otsa, siis Jako ikkagi ütles, et kõik peavad minema sinna ja kuna tema on selle ekspeditsiooni juht, siis me peamegi minema. Ja kihvt on see, et Mikko arvatavasti kardab kõrgust ja jääb põnevusega ootama, mis ta seal üleval saab. Noh, räägi juttu. Kurat, need majaka vahid on ikka mingi jõhkrad sportlased on. Ma kujutan ette, kui tihti see tuli näiteks siin. Ärge toetage, kurat, sinna peab pekki, ma ei saa vaadata ka seda. Täiesti pekis, mis tõus rääs. Ära toeta vähe, kurat, ma ei saa vaadata. Teine siuke tõus järjest ja... Kuule, siit saab üles, pole veel. Saab üle. Aga meie vist ei saa. See ei ole meili lubatud. Jah. Samas ei tea jälle.
Vaade muidugi jälle ees. Jesus. Ma tegin ringi peale vähemalt. Ma tegin ka ringi peale. Lai osa vahel. Miki tule. Ei, ma ei tule. Tule nii. Mikk, kusjuures see on väga kindel siin juures. Grupp oli täiesti. Aga selles mõttes on see siuke huvitav tuletorn, sest siin on sees mingisugused kunstinäitused. Siin all on ka siuke lava moodi mingi moodustus. See on asjakohane praegu. Inimestele on tehtud siuke istumise koht siin. Aga tasus tulla. Nüüd on siis vahepeal saanud niimoodi, et kui me siit Tahkunast ära tulime, käisime Kärdlas söömas, aga seal oli nii palav, et peale sööki kohe kütsime minema ja oleme nüüd siin Käinas. Tangime praegu ja see, mis tähendab palav, on põhimõtteliselt näha siit sellest bensiinijaama teadete tahvli pealt, mis näitab -60 kraadi. Kell on 5:30 õhtul ja edasi lähme nüüd siit, teeme ära selle Kassari ringi. Nüüd me oleme taas kord valutanud järgneva tipu ja me oleme siin siukses kohas nagu Sääre tirp. Ehk siis me oleme täpselt siin otsas või õigemini mingisugune paarsada meetrit annab veel siit minna. Selles mõttes on lihtne. Kasutusjuhend on ühelauseline. Kui sul on kivi, tule pane siia juurde ja õnne tuleb nagu muda. Mina võtsin juba eemalt. Olen juba mõnesada meetrit tassin seda kivi kaasas, sest millegi pärast jäi mulle silma. Ja kui on juba silma jäänud, siis tuleb järelikult seda kasutada. Ja panen selle Aba siia. Õnne omale siia ära. Teinekord hea võtta, kui vaja läheb. Ja nii lihtsalt seda õnne tehaksegi. Nüüd tuleb lihtsalt minna tagasi koju ja õnne ära vormistada. Meil on siin käsil siis Sääre tirbi lahtrised lutsuviskamisvõistlused, mille ma kohe panen 7-kordse lutsuga kinnisteks. Nii, kes loeb? No ma võime lugeda. Nii. 1 ja 2. 2, 3, 4. Esimene oli Pean tunnistama, et su võistlus jäi siiski lahtiseks veel. Võistlus on täiesti lahtised, jah? Egert Eide on. No, Egert Eide. 3. Ja nüüd, eriti voolujoonelisel No. nõmekiviga. Vaatame siis tuleb. 2. Ossa rois. Põhjalt see oli allveelaev. Läheb ja harjutab seda viskamist veel. Ossur! See oli 10 äkki. Tagasi siin Käinas. Täiendasime oma varud ära tänaseks õhtuks. Täna on põhimõtteliselt reisi lõpuõhtu. Ja vastavalt sellele ka tegime sisseoste. Yes. Ja nüüd on jäänud sinna, ütleme umbes 17 kilomeetrit sõita, siis oleme Eltermaal. Täna me proomi peale ei lähe. Seal kõrval peaks olema see RMK plats, keerame sinna. Tähistame vastavalt ja homme siis proovime saada mingile praamile pihta. Et siis saada mandrile ja jõuda elusalt ja tervelt finišisse. Jah? See on kõige olulisem. Me oleme sõitnud 621 kilomeetrit, mida rolleri kohta ei ole sugugi vähe 3 päevaga. Tulime siia Eltermaa poole sõitma ja otsisime ühte väikest teed, mis peaks meid siit sadama juurest viima siia alla kuskile telkimisplatsi peale. Aga vist panime mööda või see on nii väike tee, et üldse ei märganudki. Ainuke variant vist on see sama, mis siit läheb. Aga Jako läks praegu vaatama, mis seis hommikuse praamiga on, et äkki me tuleme 9.30-sega üle. Ja siis töllame lihtsalt kuskil Haapsalu vahet ja vaikselt liigutame ennast edasi. Aga lähme igal juhul. Sai vist mingi info kätte, ühesõnaga lähme vaatame, mis tee see on. Äkki saab sinna laagriplatsi.